no tšau, siin Senja. Tulime siia Kärdlasse ja nii ongi. Ja tulime Lauka Lindale külla ja vaatame, mis tal siis riidekappis on. Loodame, et siin sooja ka saasib. Linda, siit on tuleks. No tšau, siuke pihju, no tule, kõik. Mä olen Linda. Mä olen Linda. Mind saab teadma juba ju. Jah, aga las see puud praegu, et mul tuleks, lähme astume edasi, lähme sooja. Lähme tuppa. No nii, oleme sattunud su siia ulmiselt suurde tuppa ja aga räägi mulle, miks sa arvad, me sulle külla üldse tulime? No mina tulin väiksest kohast suurde linnakooli ja mulle meeldib see suur linnamelu ja kõik, aga mul on... Peotärgid, särgid, jah? Jah, mulle meeldib ka väljas käjutada, aga ma ei tunne ennast päris mugavalt, sest et mul on siuke tunne, et minu riidstiil nagu see ei sobi siia või... Kas sa arvad, et kõik ütlevad sulle midagi? No minule... Ma olen imelike pilka mulle visatud, aga mul on siuke tunne, et ma paistan liiga palju silma. Ma tahaks rohkem... Mul on täpselt sama mure lihtsalt. Ma tahaks rohkem nagu massi suranduda. Ehk saad meil aidata selline. Aga näita mulle oma riidekollektsiooni ette ja siis ütlen kohe, mis viga on, mida annab parandada. Mul ongi niimoodi, et minul on 2 komplekti. See on argipäevane komplekt. Seljas kaps on siuke, hea saab liigutada, suur, soe. Pesta seda ei olegi eriti tihti vaja. Ja siis, nii, siin on minu teine pidulikum komplekt. Partyclothing, jah? See on siuke, jah, pidulikum. Natukene siuke helekampsun. Selle mu vanaema kudus mulle. See on päris ilus. See on siuke päris viisakas, aga natukene old school, vaata. Tänapäeval peale ei lähe, vaata enam. Selleks mul ongi siin abi vaja. Püksid on ka nagu... Mulle muidu meeldivad, aga mul tundub natuke kõrge värvliga on need kuidagi. Ma ütleks, need väga ei erine sul nendest teistest argipäevapükstest, vaata esimest selles. Need on uuemad. Need on uuemad lihtsalt selleks. Aga sa oled sama vanaks need käinud, ma vaatan. Aga mis siis ikka? Lähme poorlema. Täpselt. Tulime siia Kärdla parimasse butiiki siin Pae tänaval ja ma vaatan, siin on ikka igast riideid ikka kõige särtsakamad ja kõige vingemaid ja väga šef, aga otsime sulle riigeid valmis, eks ole? Oled valmis või? Jah. Oled ikka. No nii, kipert vahetama. Mine, tõmba paljaks. Ära mingi. Joking. No peab see pihvi ju. Aga kuidas ise rahul oled? Ma ei tea, mulle ei meeldi, kui ma mul on niisugused erksed värvid ja tunnen ennast natukene alasti ka. Kuidagi... No see ei ole päris minu stiil, aga samas ma vaatan, et tundub natukene saledam. Sul on õigus. See vormib sind väga ilusti. Aga olgu. Teine kostüüm. Kipper. Ei pole siin aega. Kui ma sellist riietega minema peaks? See teed nalja või? Me oleme otsa klubist, näed. Tantsusammu, kõik jutud. Aga enne, Kipper, soengusse. Iga lühike. Kiire, ei ole midagi. Et sina oledki meil siis Linda sealt Laukalt.
nagu, kas te üldse hoolitsete enda juustes ka? Ma pesen ja. No vaadake neid juukseotsi, need on täiesti katkised. Te peaksite kasutama palsamit. Palsam on see, mis juustele elu annab. Ja siis see ühtlane värv siin, te peaksite siia rohkem siukest särtsakaid tooned ikka sisse panema. Ja see juuste pikkus, no vaadake, siis eest on nagu pikkus siuke ühtlane ja siis siit tagant on no poole peale kuskil ja see nagu ei lähe, see peaks olema siuke vormikas, et see paistaks välja silma. Ja juuksed juusteks, aga näonahk, ma tahtsin sulle tüdruk kohe komplimendi teha, sul on väga ilus näonahk. Aga otsa ees paar punni, te olete neid proovinud pigistada ka, jah? Ei, noh, sellest pole midagi, kõik teevad seda kodus, aga põhimõtteliselt naistel on olemas sellised tooted, millega saab punne peita, olete kuulnud? Ei ole, no, ega kõik ei olegi maalt, ma tean, ega seal poes väga tihti kosmeetikat ei leidu. Ja tahtsin veel öelda, et sul on väga ilusad silmad. Aga olete te nüüd kunagi meikida proovinud? Mingeid kaunistusi, midagi, ripsme, tussi, midagi. Aga me proovime selle ära. Aga see lõpptulemus jääb teile üllasteks. Ja juustega täpselt samamoodi, et me ei hakka siin praegu näitama, et mul tuli väga super idee ja see tuleb väga särtsakas ja koomiline, keda pärast meil välja näeb. Väga ilus, ma juba kujutan ette seda.